Tervist! Mina maailmameister Taavi Koovit näitan teile mõned harjutused kineesise aparaadi peal, mis siin Sparta klubis on. On ka spikker siin olemas, aga lisaks nendele harjutustele näitan mõned põhiharjutused veel, mida kannatab ja kindlasti tasuks proovida, kui te siin saalis olete. Nii, läheb lahti. Järgmine harjutus, selja lallihas. Ülevalt hästi pikalt kaasa ja küünanukk siia taha kokku. Kogu muusika ja aktiveeritakse, nüüd see on ülemine kolmand. Näite seda sama asja ühe käega. Nii, tipp-topp. Jälle natuke keha tahapoole ja jälle kogu koormus ja pinge suunatakse siia lailihasesse. Aga nüüd üks pool siis korraga. Nii, näite seda sama asja alt. Nüüd käime läbi erinevad võimalikud nurgad ka, mismoodi see ette kallutatud. Ette. Jep, vot nüüd on väga hästi näha, kus hästi kaugele läheb õlg kaasa. Seljast ei tohi läbi paenduda, siis lõhutakse oma selga. Ja siia jälle. Näite seda sama asja ühe käega. Ja jälle saab keskenduda ühele poolele korraga. Nii, küll. Nüüd järgmine harjutus on või lihasgrupp, millele keskendumine on õlad. Õlad esimene harjutus, surumine, õla esimene osa. Ja siin ei olegi midagi kommentaariks lisada, praegu on hästi hea sooritus, et siis kõik näevad, mismoodi asi toimub. Kuna see aparaat teeb selle liigutuse natuke ebastabiilseks ka, on vaja nagu õlaga tasakaalustada, siis jällegi on nagu siselihaskond töös. Hästi turvaline. Mujal me võib-olla lõhume, aga siin me nagu parandame. Teeme õla tugevamaks. Nii, võta järgmine harjutus. Nii, järgmine harjutus on lendamine, külgmine osa õlales. Tõstetakse küünannukkeks. Siin on jälle, sooritus on nii hästi tehtud, et ega siin kommentaariks selle midagi lisada ei ole. Täpselt niimoodi, kui keegi suudab teha, ongi kõik õige paigas. Küünanukk üles, koormus on siin ja ongi kõik õige raskus ja tuld. Ja lõpetame õla siis õla tagumise osaga. Võt nii, küünanukk hoitakse õlaga ühel joonel ja koormus suunatakse tagumisele osale. Siin on hästi näha. Kogu muusika, kõik. Nii, nüüd teeme kätele ka mõned põhiharjutused ja kogu muusika. Biitseps siis esimene. Biitseps seda liigutust tehes ei ole mõtet nagu vastu rinda selle raskusega tulla, siis kaob koormus tagant ära. Õigel ajal nagu tuleb jätta lihtsalt koormus algusest lõpuni nagu lihases. Praegu on näha. Küll. Nüüd näita 2 kätt eraldi. Täpselt sama asi nagu antlitega tegemine. Midagi keerulist ei ole. Hästi mugavaks teeb see aparaat selle liigutus. Nüüd järgmine harjutus triitsepsile, et natuke siia otsa alla hoia. Nii. Et siit oleks nagu küünanukid oleks otsa all ja kõverdamine toimub läbi küünarvarre all. Õlavarres siis peaks olema paigal fikseeritud ja aktiveeritakse triitsepsile. Väga hea, et küünanukk ei liigu ei üles ega alla, on staatiliselt ühes kohas. Kõik. Teine harjutus triitsepsile, mida kindlasti soovitan teha, et siis natuke hoia küünanukid üleval kogu aeg. Ülevalt siis risti aare ja aktiveeritakse triitsepsile. Väga hea. Väga hea. Küünanukk jääb natukene isegi kõrgemale kui õlg. Siis jääb koormus kogu aeg õigesse kohta. Küll. Nüüd kõhule. Erinevaid piirkondis. Keskele, külgmine osa, tsenter jälle ja jälle keerad puusa ette ja aktiveeritakse neid põiklihast samamoodi. Väga hea. Küll.